Tere, minu nimi on Leinomägi ja mina olin Keila linnapea aastatel 1995 kuni 2003. Ja sooviksin teile täna põgusalt rääkida Keila Vee aktsiaseltsi Keila Vee tekke ajaloost ja Keila Vee ja kanalisatsiooni projektide elluviimisest nendel aastatel. Nagu näete, mu särgi peal on pilt, millest kõik sai alguse. See on siin Lõuna-Keila linnaosas, seal Koidu tänava ja Aia tänava ristmikul. Sellised kaevud olid siis 97. aastal sealpool raudteed, kus siis inimesed oma joogivett pidid võtma, sest suuremalt osalt kaevud olid kõik rikutud, sest 75. aastal ehitati Keilasse teraviljakombinaat ja seal hakati ka jõusööta valmistama ning kõik need jäätmed, mis seal olid, need imbusid ju maasse ja tulid siis need soolased veed tulid kõik vihma ja põhjaveega tulid kaevudesse. Ja kui mina linnapeaks sain 95. aastal, siis oli kavas väike projekt teiselt pool raudteed Teaduse tänaval, kus olid inimesed jäänud kollatõppe. Aga kuna ma olin ise lõunaosal elanik, siis Aia tänaval elasin vanemate kodus, siis teadsin, et kogu see linnaosa on vaja kanaliseerida ja joogiveega varustada ning siis alustasime seda suurt projekti. Aga takistuseks oli see, et selleks ajaks oli volikogu andnud Keila veemajanduse erakätesse, aga rahvusvahelised doonorid nõudsid, et meil oleks linnal enamusosalus ettevõttes ja me pakkusime siis aktsiaseltsile Arves seal osalust 51-49, aga nemad ei olnud nõus ja meil ajakava ei lubanud väga pikalt jorutada, sest öeldi, et kui te oma omandisuhteid korda ei saa, siis jääb projekti rahastamine katki. Ja niigi meil tuligi 27. juulil 1997 teha aktsiaselts Keila Vesi ja praktiliselt poolvägisi alustada siis Keila veemajanduse moderniseerimist. Oli muidugi meil palju tülisid endiste omanikega. Kaitseliit oli meil siin väravas, valvas, et vara laiali ei tassitaks. Osa asju viidi nagunii minema, aga meil oli tähtsam, et välisrahastus tuli peale ja kogu see projekti maksumus oli circa 230 miljonit Eesti krooni. Kui ma nüüd võtan, kui see lõppes, terve linn sai kanaliseeritud ja joogiveega varustatud ja praktiliselt oli kõik välisabi. Keila linn nagu suutis niimoodi seda projekti juhtida, et me ei pidanud oma eelarvest eriliselt midagi juurde panna. Lõpus veel Keila Vesi laenas siin juurde Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja kõik sai tehtud ja lõppes see 2008. Ja ma arvan, et see oli, mitte ma ei arva, vaid tollel momendil oli esimene Eesti omavalitsus, mis täies mahus oli kanaliseeritud ja uue joogiveega nagu varustatud. Kuna Keila on küllaltki kompaktne, siis oli see võimalik teostada ja meil hajaasustust ei olnud. Aga projekt pani ju tõuke Keila terviseradadele. Kõik mäed, mis täna terviseradadel on ehitatud Keila kanalisatsiooni projekti materjalidest. Kõik materjalid vedasime mägedesse sinna ja kõik need suusarajad ja tõusud ja langused on ehitatud. Ennem oli seal ei olnud ühtegi mäge. Vot selline on nagu minu kõige esimene ja kõige suurem mälestus Keila linna peana.